turutrendid, Urmas siin, kätte on jõudnud 6. nädal aasta 2025 ja täna on esmaspäev 3. veebruar. Alustame taas siis nädala ülevaatega ja vaatame, mida siis uus nädal meile samuti pakkuda võiks. Esimene aastakuu on nüüd läbi saanud ja kuidas see siis möödus, et põhimõtteliselt vägagi positiivne. Ja mis see siis tähendab meile, et sisuliselt, kui me vaatame seda jaanuari efekti, et siis aastad, mis on jaanuari positiivsus lõpetanud, on suure tõenäosusega ka tervet aastat siis lõpetamas positiivsel noodil. Eks me siis näe, kuidas see paika peab, et vähemasti üks linnuke on kirjas, et sellest aastast võiks saada päris hea aasta ja eks siin on teisi märke ka, mis meile võib-olla viitavad, et see kõige hullem aasta nüüd ei ole, aga siiski tasub meeles pidada, et see aasta tuleb ilmselt väga volatiilne, et ehk nii suurt tootlust, nagu me oleme näinud 2 viimasel aastal, veel sellel aastal enam ei näe. Aga siiski keskmine tootlus on olnud pigem pealpool nulli ja päris tugevasti pealpool nulli 5-ga lõppevatel aastatel, et siin on siis statistiliselt näha, et siin on see nulltelg, eks ole. Et sisuliselt, kui siit nullteljest nagu vaadata paremale ja vasakule, et ainult 2 aastat on jäänud siia miinuse poole peale ja ülejäänud kõik on siis pigem plussi poole peal või väga tugevas plussis, nii et selles mõttes ma arvan, et see aasta tuleb ikkagi pigem sellise netopositiivse summana, aga siiski tasub olla ettevaatlik, sest siin on palju toimumus maailmas, nii et neid raputusi ilmselt tuleb ka üks jagu. Mis siis tegelikult eelmisel nädalal toimus olulist, et Fedi istung oli ära, intressid jäid muutmata, nii nagu sealt arvata oli, et Jeremy Powell siis rõhutas, et vaatamata inflatsiooni aeglustumisele ei ole neil lähiajal siis plaanis intressimäärasid rohkem alandada ja inflatsioongi tuli siin suhteliselt sellise mõistliku taseme peale juba, et PCE siis tuli 2,3% ja core, mis on siis ilma toidu ja energiat, oli 2,5%, nii et iseenesest aastases võrdluses langus 1,3%. Et ei ole nagu paha, et selles mõttes asi on kontrolli all, aga siiski seal on märke, et turud püsivad väga tugevad ja see inflatsioon võib uuesti kontrolli alt väljuda. Et eks siis paistab, kuidas Trumpi püüdlused nafta tootmist taas elavdada lähevad, et sealt on juba päris kõvasti vastuseisu näha olnud, nii nagu siin arvata on, et eks üsna keeruline vägikaikavedu saab olema. Ja töötusmäär langes samuti ootamatult, mis siis võib-olla seal ilmnes vähese koondamiste arvuga ja töötushüvitiste taotlused kukkusid siis 207 000, mis on 16 000 circa vähem kui prognoositi. Ja mis veel, Fed, nagu öeldud, on ettevaatlik ja ei kiirusta siin, inflatsioon aeglustab, selles mõttes need märgid on nagu suhteliselt huvitavad siin, et tasub ikka jälgimist. Ja mis siis veel nädalavahetusega võib-olla muutus või miks nüüd täna siis turud on suhteliselt ärevad olnud siin avanemisel, et USA kehtestas alates laupäevast siis 1. veebruarist tariifid nii Kanadale, Mehhikole kui ka Hiinale. Siis, ja see teade siis mõjutas negatiivselt aktsiaturge. Et ja Euroopast ka on siin uudiseid näha olnud, et eurotsooni tööstustoodang on järsult langenud, mis siis vähendab kasumi marginaalide ootuseid ja Euroopa turu väljavaade muutus negatiivseks taas. Et Euroopa Keskpank langetas küll hiljuti siin intressimäärasid, aga see ei pruugi olla piisav, eks ole, et seda
majandust ikkagi turgutada, nii et Euroopas püsib asi suhteliselt pingeline. Kanada keskpank alandas samuti intressimäärasid 25 baaspunkti võrra, viidates siis USA võimalikele tariifidele ja nii ta siis nüüd ka juhtus. Nii et jah, selline negatiivne meeleolu siin Euroopa poole peal ja tegelikult USA turgudel ka oli vähemasti hommikul, et nüüd on siis kerge taastumine juba toimunud. Ja kui neid suuremaid indekseid siin vaadata, siis tegelikult me näeme, et eelmine nädal võib-olla kõige enam taastus siin just Dow Jones, mis on siis see teine siin, et small capsid püsivad suhteliselt tagasihoidlikud, S&P ka taastus, aga siiski ütleme nii, et väga tugev see taastumine just ei tundunud ja Nasdaq oli võib-olla üks tugevamaid taastujaid, aga kukkus ka samas ju või rohkem seal, et selles mõttes on pilt ikkagi keeruline ja seesama muster praegu on kordunud, et kui eelmine nädal avanes suure käpiga allapoole, siis ka see nädal avanes suure käpiga allapoole, nii et meil on õige pea mingisugust pööret ilmselt oodata. Et siin siis eelmise nädala vaade, et kuidas ta siis avanes ja hiljem taastus ja reedel siis jällegi hakkas korrigeeruma. Kuidas prognoosidega läks, pöördepunkt see enam-vähem siin pidas paika, eks ole, et see järgmine pöördepunkt, mis oli tänaseks meil välja käidud seegi, tegelikult väga aktuaalne. Aga kuidas siis tegelikult prognoosiga sai, mis välja käidi, et see võib-olla nii ilus ei olnud, et pigem läks ta pöördasetusse, et siin võiks paremini teha ja kull läks samuti pöördasetusse, et siin on teatud faktorid, mida ma nüüd jällegi olen üritanud timmida, et need prognoosid ka paremini välja tuleksid. Ja Bitcoini tulemus, see enam-vähem siis kattus selle prognoosiga. Uue nädala prognoosid on aga juba üleval Patreoni kanalil patreon.com/turutrendid ja prognoosid on siis kättesaadavad mõlemale tasemele, nii turutrendi ja kui turukuru tasemele. Turukuru siis sisaldab lisaks veel ka CMS indikaatorile ligipääsu TradingView platvormil, et saab ka siis ise seda omal käel kasutada. Ja siin siis ka ühetunnine graafik just selle CMS indikaatori toel, et siitki oli näha, et nädala esimeses pooles siis turg taastus, trend muutus taas positiivsemaks ja reedel tuli siit uus müügisignaal, mis viitas siis, et on taas turg langusele pööramas. Ja mis siis paistis välja päevasest, et siitki on näha, et ega S&P tegelikult uut tippu ei teinud, et praegu jäi siis madalam tipp, et vaatame, kuidas see nädal välja mängib, kuna muster on suhteliselt sarnane, siis ma arvan, et see taastumine ikkagi siin nädala jooksul veel toimub, aga siis on meil juba selline mitu astet siin, et neid võib ees oodata ikkagi juba tõsisem korrektuur siit edasi. Ja kaalutud võrdselt kaalutud indeksis on veelgi tagasihoidlikum, nii et tegelikult seda taastumist eelmine nädal vedasid jällegi suuremad ettevõtted. Ja nädalane pilt on siis ikka endiselt ilus, et siin ei ole praegu veel ohumärke näha nii-öelda, et ainuke ohumärk on siis lahknevus hinna ja momentumi vahel, et see momentum hakkab praegu aeglustuma, nii et tasub igal juhul olla valvas siin. 50 päeva keskmine kukkus ka jällegi reede õhtuks siis allapoole 50 ja 200 päeva keskmine püsib siin ikka endiselt 60 kandis praegu. VIX indeks ka korraks siis hüppas üles ja nüüd jällegi taandus, et täna ta siis ilmselt on jällegi üles hüpanud, nii et eks seegi näitab, et see hirmu tase nii-öelda on kõrgendatud, et ta ei ole enam nii madalale tulnud, kui ta siin terve aasta vältel oli eelmine aasta, nii et sisuliselt see elevus on ikkagi püsimas üleval. Sektorite poolest enim näitas siis tootlikkust kommunikatsioon ja ka tervishoid hüppas siit üles, et mis siis kõige kehvem energia ikka, et kui nüüd Trump üritab siin ka naftahindu nii-öelda
alla suruda, et siis praegu energiasektoril ei ole just kõige paremad päevad. Ja insiderite tegevus ka nüüd väga selgelt on siin langemas, et siin on lausa selline trendijoon tekkinud, et vaatame siis, millal insiderid hakkavad ükskord jällegi kas pigem ostma või müüma, et praegu ei ole siin väga kumbagi tegevust eriti näha. Ja meie 10. muster ju ka viitab, et siin tegelikult on niisugune surve veel ülespoole, et aga selge on see, et meil ilmselt tuleb kas veebruari teine pool või siis märts ikkagi korrektuur peale. Seda nii sesoonselt kui 10. mustri järgi ja selleks tuleb ka valmis olla, et see on selline normaalne turumuster praegu, mis on viimastel aastatel olnud ja tegelikult juba pikemalt. Ja kui turuosaliste positsioone siin jälgida, et seegi on päris kõnekas, et siin sellised suuremad turuosalised, mis on siis dealerid ja vahendajad, et nemad on 86% lühikeseks võtnud ennast ja ka siis spekulatiivsed fondid on pigem lühikese suunas juba. Institutsionaalsed on endiselt pikas positsioonis, circa 87% ja mida see pilt meile näitab, et suhteliselt selline mixed, et kui spekulatiivsed turuosalised näiteks panustavad siin langusele, aga sõltub, kumb need peale jääb või kummal see õigus on siis, et kui lühikeseks müüjad näiteks osutuvad valeks ja tekib sealt short squeeze, ehk siis turg ikkagi liigub või suudab liikuda ülespoole, siis tuleb sealt vägagi hüppeline samm ülesse, sellepärast et need lühikesed positsioonid tuleb siis realiseerida ja see omakorda tähendab, et nad peavad aktsiad tagasi ostma. Nii et tuleb sealt täiendav müügi või ostusurve peale. Et hoiame sellel vägagi silma peal, aga siiski, kui riskifondid ja vahendajad osutuvad siin õigeks, et siis ilmselt ootab turgu ees volatiilsus ja langustrend ka ühel hetkel. Siis sesoonselt, siit on ka üsna selgesti näha, et järgmine selline kuu-poolteist on tegelikult ajalooliselt hinnad liikunud allapoole, mis teeb natukene murelikuks, et praegu on hakanud see korrelatsioon siis turu tegeliku liikumise ja statistilise ajaloolise liikumise vahel pigem nagu lahknema, et ta ei ole veel päris halb, aga siiski ta ei ole enam nii tugev, kui ta siin oli mõnel ajal tagasi. Nüüd, kui vaadata seda nädalat konkreetselt, siis hästi tugev kasvunädal tegelikult nii 3 aasta kui 5 aasta, viimase aasta lõikes siis 100% kõigil aastatel selle nädala jooksul siin on tõusnud. 10 ja 15 aasta puhul circa 60% kordadest ja kasvupotentsiaali siis siin circa 0,5–1,2%. Astro poole pealt ka üsna palju toimumas, et homme siis 4. Jupiter pöörab meil direktiivseks, Venus vahetab märki, läheb jääramärki, mis ei ole talle kõige meeldivam märk ruugi. Ja lisaks tuleb meil ka viimane kuu veerand, siis see on esimene veerand, jah, et siingi võib oodata teatavaid pöördeid. Vaatan, kas siin on veel midagi olulist, mis tasub mainimist, et täna kindlasti on jah, hästi oluline päev. 5. on ka üks selliseid päevi, kus võib praktiliselt ka osa turg saada puudutatud ja seal võib olla ka kõrgendatud volatiilsust. Nii et tasub siis hoida silmad lahti. Ja mida siis uuelt nädalalt oodata, et siingi päris palju toimumas, et tööjõuturu andmed jällegi reedel välja tulemas, kus siis jaanuari numbrid avaldatakse ja kaubandusbilansi ja PMI andmed samuti.
tulemas, mis on siis tootmise teenistussektori ostujuhtide indeks. Ja Fedi ametnikud ka kõnelevad siin päris mitmed. Et Atlanta Fedi president Bostic ja Chicago Goolsby ja San Francisco siis Mary Daly ka on sõna võtmas, et jällegi hoitakse nende kõnelustel silma peal, vaatame, mis sentimenti sealt paistab. Ja on tulemas päris mitmed majandustulemused, nagu näeme, kalender on üsna täis, et oluline on siin jälgida seda, et praeguseks on circa 36% S&P 500 ettevõtetest 4. kvartali tulemused avaldanud, 77% ettevõtetest on ületanud siis prognoose, just kasumiprognoose siis. Ja kõige enam näitavad siis kasvu sektoritest kommunikatsiooniteenused, infotehnoloogia ja ka näiteks tarbijakaubad, aga ka kommunaalteenused. Ja kõige kehvemad siin, kes siis on pigem kasumilangust näitamas, on siis energia- ja tööstussektor. Ja tulu ja müügikasvu poole pealt siis 63% ettevõtetest on ületanud tuluootusi ja tulu trend või tulevikuprognoos siin praegu esimeseks kvartaliks on niisugune circa 10,1%, teiseks kvartaliks 10,9% ja 2025 aasta kokku 14,3% praegu prognoosi järgi, nii et mis siit siis võib nagu välja lugeda, et sellel nädalal 131 S&P 500 ettevõtet siis oma tulemused avaldavad ja need tulemused on segased, aga üldises plaanis positiivsed, et kuigi siis kasumimarginaalid on väiksemad kui ajaloolised keskmised, siis ikkagi päris suur osa ületab neid prognoose. Et selles mõttes seis ei ole ehk kõige halvem ja sellepärast see positiivsus siin ka ilusti üleval püsib. Vaatame laivkaarte ka, et siit me näeme siis, et täna on S&P päris ilusti taastunud, küll ta siin vahepeal avanemise järel ehmatas päris korralikult, aga nüüd on juba üsna kena pilt siit paistmas. Kuld on suutnud väga tugevasti ikkagi üles rühkida, et see pole eelmine tsükli tipp, mis siit paistis, et see siiski tõeks ei osutunud, et kuld rühib tugevalt edasi. Mis aga püsib langustrendis on nafta. Ja siin ei ole praegu mingisugust olulist trendimuutust näha olnud. Bitcoin on ka olnud üsna kärev, et praegu siis tsükli tipp seal 20. jaanuari oma jäi pidama, nii nagu ma arvasin, ja hetkel on siis Bitcoini turg olnud üsnagi ärev. Täna käis siin lausa 91 peal ära ja nüüd on tagasi 101 peal, nii et seda volatiilsust siin ikkagi jagub päris kõvasti. Ja vaatame Tallinna turgu ka. Tallinna turg püsib praegu küll liikumises, aga päris ilusa liikumise tegi aasta algusest, nii et hetke seisuga on siis pigem positiivne, aga siin on teatav vastupanu tase ka ees siin kusagil 1850 peal, nii et eks näis, kas selleks korraks on tõus läbi või tuleb siit veel mõni impulss liikumine. Inglise turg või Londoni börsis on ka päris ilusti tõusnud, aga täna samuti siis korrigeerunud ja Saksa turg, mis on olnud viimastel aegadel väga-väga positiivne, on ka siis täna veidi ära ehmatanud siin, aga trend püsib siiski positiivne. Ja kui vaatame suuremaid, et Apple on endiselt negatiivses trendis, et siin ei ole suuremaid muutuseid toimunud, et korraks nagu viskas positiivseid noote, aga trendi jäi siiski negatiivseks ja täna siis jällegi allapoole liikunud. Amazon püsib positiivne, Google samuti, vaatamata siin erinevast kohtude keisidest, et siiski seis on endiselt positiivne. Meta on üks turuliidreid praegu siin, et nagu nägime, kommunikatsioon on väga suurt tõusu teinud ja Meta on üks nendest vedajatest või veduritest siin. Microsoft on üsna negatiivne, nii nagu arvata oli,
ja seal me oleme silma siin peal hoidnud juba pikemat aega, et ei ole see pilt sugugi mitte ilus praegu Microsofti jaoks ja Nvidia samuti korrigeerumas praegu. Netflix liigub külgsuunas, no näeme, kas ta siit suudab veel ühe impulsliikumise ülespoole teha, praegu trend püsib positiivne. Ja Tesla pööras siin negatiivseks juba ja peale siis majandustulemusi, mis tegelikult ei olnud sugugi mitte head, et ta korra küll näitas positiivsust, aga täna siis jällegi on langenud. Palantir, üks favoriite siin turgudel, et on täna õhtul siis tulemas majandustulemused välja, siit tuleb ka ilmselt päris oluline liikumine jällegi. Võimalik, et see tuleb praegu positiivses suunas veel sel nädalal. PayPal pigem praegu tagasihoidlik ja SoFi on ka siis korrigeerumas praegu, et see turu või see tsükli tipp, mis siit tuli meil 24. siis see praegu on jäänud pidama. Ja Lululemon on näidanud päris head tugevust siin eelmisest tsükli põhjast ja praegu siis trend püsib positiivsena. Nii et sellised väljavaated võib-olla siis uueks alanud nädalaks ja hoiame siis asjadele silma peal, olge muidugi ettevaatlikud, nagu me näeme, siis seda volatiilsust jagub päris palju, turud on ilmselgelt muutunud ärevamaks, tulenevalt siis erinevatest geopoliitilistest sündmustest ja tegelikult seda saabuvat nädalavahetust tuleks ka jälgida vägagi hoolikalt, nii et kaitske oma kasumeid ja riskid, et oleks kaetud. Nii et soovin teile edukat nädalat ja kohtume taas. Kõike head!